United Motors andis mulle nädala lõpuks uusima ehk teise generatsiooni Opel Grandlandi. Uus mudel on saadaval hübriidi, pistikhübriidi kui ka esmakordselt täiselektrilise versioonina. Varustusastmed on 3, Edition ehk baas, siin näidatud GS ja GSC. Opeli uus disainikeel on Grandlandi peal kujutletud väga oskuslikult. Tulemus on futuristlik ja julge, kuid kindlasti mitte ülepingutatud. Efekti lisab ka see Impact Copper nime kandev vaskne värv, mis kuulub baasvarustusse. See on iseenesest kaval võte suunata ostjaid halltoonidest eemale. Õnnestunud disain peetub ka detailides. Näiteks aknatihendid on peidetud. Mõlemad GS-mudelid tulevad musta värvi katuse, tipptasemel Matrix LED esituledega ning eesmise valgusribaga. Isegi Opeli logo on valgustatud. Ka tagant leiame valgusriba ja valgustatud Opeli kirja. Mudeli nimetus on tagaluugi sisse stantsitud. Elektriliselt avatav panoraamkatus on saadaval lisana. Ka interiöör on futuristlik ja läbimõeldud. Paljud plastikosad on kaetud kangaga. Silma jäävad esijuste sisse integreeritud ventilatsiooniavad. Domineerivad laiad ning kitsad ekraanid. 10-tolline täisdigitaalne näidikuplokk kuulub standardvarustusse. Keskekraan on GS ja GSC mudelitel 16-tolline. Baasmudelil 10. Juhtmevaba telefonilaadja peetub läbipaistva laeka taga. GS mudelitel on hinnas must lagi, roolisoojendus ja ulatuslikult seadistatav meeleoluvalgus. Paljud lisad sisalduvad erinevates pakettides, näiteks soojendusega esiklaas, väga informatiivne tuuleklaasineedik, pimenurga hoiatussüsteem ja mitmemaatiline kaamerasüsteem kuuluvad tehnoloogiapaketti. Sellel demosõidukil on ka muljetavaldab 10 kõlariga Focal helisüsteem, mille väljendusvõimsuseks on 690 vatti, mis on selle segmendi kohta ennekuulmatu näitaja. Focali heli kuulub Comfort-paketti, mis sisaldab ka müra isoleerivaid esiklaase. GS ja GSC mudelid tulevad AGR sertifitseeritud ehk ergonoomiliste esiistmetega, seega on istmed 10 suunas reguleeritavad. Lisade seast leiab ka napa nahksisu, mis sisaldab ka elektriliselt reguleeritavaid, ventileeritud esiistmeid ja ka massaažifunktsiooni. Praktilisust lisavad eesmise kõrvalistme Isofix kinnitused. Tagaistmel on ruumi lahedalt. Meeleoluvalgust saavad ka tagaistujad nautida, kuna LED-ribad asetsevad ka laes. Silma jäävad veel need lisataskud esiistmetes ja parema kliima tagavad eraldi ventilatsiooniavad. Tagaistmete istmesoojendus kuulub lisavarustusse. Elektriline tagaluuk on GSC mudelil hinnas. GS mudeli puhul kuulub see eelmainitud Comfort-paketti. Loomulikult on olemas ka jalaviipe funktsioon. Pakiruum mahutab 550 liitrit ning tagaistmed on allaklapitavad 40-20-40 suhtes. Kui tekib vajadus pääseda pakiruumi põranda alla, et haarata näiteks rehviparanduskomplekt, siis need nõksud hoiavad avatud põrandat ilusasti paigas.